Ja tegelikult tahtsin tõesti tänada, et Jumal on mind toitnud, katnud ja hoidnud ja kaitsnud ja ka tõesti Jumal on mu tugevus ja tervis ja ta on meil elu andnud iga päev, igapäevaselt, iga sammult ja miks ma tulin siia ette täna julgustama teidki teiste inimeste eest, mitte ainult koguduses ja läheduses palvetama, vaid väljaspool nii-öelda siis kodusid ja kogudusi, et tänaval ka astuda ligi. Sellepärast, et olen tänu Jumalale tõesti olen selle julguse võtnud teinekord ja astunud inimesele ligi ja palvetanud ja näinud inimese silmas totaalset muutumust ja mul ei olegi muud vaja olnud küsida. Ma olen küsinud lihtsalt, et kas ma võin su eest palvetada. Inimene alguses midagi ägab, ei. Ja siis ta ütleb kuidagi vaevusele jah ära, eks ju, ja siis teeme selle palve ära ja siis seal silmades on nii erksis ja siis ühe naise puhul ma nägin täiesti selline nagu totaalne muutus. Ta ütles, ma usun. Ja siis ma sain kohe aru, Jumal on seal töö ära teinud ja ma jätsin ta sellega sinna, soovisin talle kõike head ja õnnistasin ja lahkusin sealt ja tõesti Jumal on imeline, ta teeb meis igas öös ja lihtsalt me võtaksime selle julguse enda sees ka tõesti ja paluksime Jumalalt seda. Ja julgustuseks siis väike kirjakoht ka. Kõik paigad, kuhu teie jalatal tastub, annan ma teile, nagu ma Moosesele on öelnud, kõrbest ja Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu hettide maa kuni suure mereni, päikseloojaku pool saagu teie maa alaks. Ükski ei suuda teile vastu panna kogu su eluajal. Nõnda ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Amen. Tänu olgu, kiitus Jumalale.